Aga rohkem ma kinni ei pea, me oleme juba ajaga kergelt niimoodi jänni jäänud. Ma annaksin sõna esimeseks ettekandeks Andres Kuresoole ja ole lahke. Austet koosolijad, ühingu liikmed ja külalised, et püüan siis lühidalt rääkida sellest küllaltki pikaajalisest projektist. Tõepoolest hakkab ka 30 aastat täituma punktloenduste projektile ja kohe siis asja juurde, et selle projekti eesmärk on siis just tõesti üldlevinud ja tavaliste maismaalindude käekäigu jälgimine. Kohe kommentaariks, et kui me oleme tublid ja teeme hästi palju tööd väljas, viitsime käia väljas, siis me saame jälgida haruldaste maismaalindude käekäiku, et see otseselt ei ole nii, et piirdub ainult tavaliste liikidega. Ja algseks eesmärgiks oli sel projektil ka elupaikade muutuste seire ja siis keskkonnahäirete tuvastamine. Tolleks ajaks, 80 aastate alguseks, oli ju teada väga palju selliseid häireid, just tuntumad on just pistrikud, kotkad, kellel oli siis probleeme sigimisega. Eriti tuntud oli just merikotkas tollal, kes Eestis sisuliselt oli juba nagu hävimisohus, nii et me pidasime seda väga tähtsaks eesmärgiks. Ja loomulikult tollalgi juba tundus, et see projekt sobib nagu laiemale sellistele harrastajate ringile, et on niisugune tõeline rahvateaduse projekt ja seda me näeme ka nüüd tulemustes. Ja nagu see projekt on nagu populaarsust saanud kogu maailmas, eriti Euroopas, aga ka Põhja-Ameerikas taolised projektid. Ja nagu uute eesmärkidega võibki välja tuua, et nende liikide või asurkondade, linnuasurkondade arvukushinnangute alusel rehkendatakse välja ka kompleksindekseid, seda nii Euroopas kui ka viimasel ajal globaalselt. Ja samuti seesama kliimamuutuste mõju on täiesti jälgitav, kui selliseid pikaajalisi projekte läbi viia, et on hakatud arvutama just nende samade andmete põhjal ka just selliseid kliimaindikaatoreid. Võib-olla neid selliseid globaalsemaid ja üldisemaid tasemeid demonstreerikski, et Euroopas on tavalindude seireprojektid, haudelindude seireprojektid käimas paljudes riikides ja praegune see pilt ilmselt on juba natuke kirjum isegi, aga need maad, kes siin on ära värvitud, need on nagu panustanud sellesse kõige rohkem, kõige pikaajalisemalt, et alustades Inglismaast, Suurbritanniast ja siis Põhjamaadest ja kohe Põhjamaade järel võib-olla ka Eesti, Läti alustasid selle tööga ja siis ka mõned teised loomulikult, mõned teised riigid. Et nüüd on levinud ka Vahemere riikidesse tavalindude seireprojektid ja oli juttu neist kompleksindeksitest, et neid arvutatakse nüüd iga aastaselt ja siin just on näha nüüd erinevad liigirühmad, et see punane allapoole vajuv trend, et see on kõige alarmeerivam, see näitab, et kõige halvemini käib siis nende põllulindude käsi Euroopas, veidi parem on siis metsalindude käekäik, see on siis sinine trend ja see must trend näitab siis tervikuna või kõiki neid tavalisi liike kokku võetult koondindeksina. Ja
viimastel aastatel on püütud siis nagu globaalsemat asja vaadata, on siis pandud kokku neid Euroopast saadud arvukustrende Põhja-Ameerika, eriti Ameerika vastavate projektidega, et see on siis Global Bird Index ja siin on näha, et see Euroopa põllulindude trend on siin kõige alarmeerivam, et kui võtta nüüd Ameerikas, Põhja-Ameerika analoog, siis see kollane joon, et ei olegi nii terav. See näitab, tõenäoliselt, et see projekt on leidnud kõige laialdasemat kõlapinda Euroopas ja maailmas, nii et see Eesti väikse projekti osa on väga tähtis, seda hinnatakse üha rohkem, sest Ida-Euroopast on neid projekte praegu suhteliselt vähe ja probleemiks on ka see, et üritatakse neid meetodeid muuta, see on juhtunud Lätis, Läti on muutnud korduvalt oma metoodikat, et need ei ole nagu kasutatavad, need andmed, et meil Eesti punktloenduse projekti eelis on see, et ta on püsivalt kasutanud sama metoodikat, et metoodika ei ole muutunud. Veidi siis ajaloost, et pilootprojektiga tegime algust Matsalu luhtadel 82. aastal ja tundus, et asi toimib. 83 sai alustatud siis ornitoloogia ühingus selle projektiga ja ka see ajastus on oluline, et just sel hetkel või 82. aastal lõppes nagu see esimene väga oluline ornitoloogia ühingu uurimisprojekt Linnuatlas, et tundus, et on vaja leida rakendust headele linnuvaatlejatele ornitoloogia ühingus ja et see algusaasta sai just valitud 83, et oleks siis rakendust. Et siin see ornitoloogia ühingu logo veel korraks, et just ma tahaks rõhutada seda, et taolisi projekte saabki ainult korralikult läbi viia organisatsioonide juures, kes on sellised traditsioonilised, pikaealised ja pikaealised projektid sobivad ka sellise organisatsiooniga paremini kokku. Et me oleme näinud, kui palju siin toimub neid reorganiseerimisi muudes organisatsioonides, siis ühingub see püsivus tagab just selle stabiilsusega sellisele projektile. Siin nimetada veel, et alates 94. aastast on ta siis riikliku seire projekt ja kokku on olnud siis käigus 143 loendusrada, hetkel kasutuses 37 loendusrada ja maksimaalselt on siis olnud neid loendusradasid korraga käigus 56 ja minimaalselt 20. Osalenud on projektis ligi 90 vaatlejat ja projekti on juhtinud siis, olen mina pikaajaliselt juhtinud ja ma andsin selle üle Renno Nellisele, rohkem energiat ja jõuab asja vedada. Ja andmetöötluses on olnud abiks Raivo Mänd, Arne Ader ja nüüd Annes Pehlak. Siis veel lühidalt sellest meetodist. Meetod on suhteliselt lihtne. Loendusrajal on 20 loenduspunkti. Punktide vahekaugus on siis 200-300 meetrit. Kirjeldatakse elupaika igas punktis ja loendamine praegusel ajal on ühekordne. Varem, kui me alustasime projektiga, siis oli nagu 2 loenduskorda. Üldiselt see loendus kestab 4 tundi või 3,5-4 tundi, aga on öeldud, et ka 5 tunni jooksul pärast päikesetõusu peaks olema see loendus tehtud ja loendamiseks sobivad hea ilm ja tuul on väga takistav tegur, eriti metsas, vihm samamoodi. Ja punktis on siis loendatakse 5 minutit. Eriti hästi ei sobi just õhulinnud, näiteks pääsukesed,
selle projekti jaoks ja koloonialised linnud on olemas ka muud meetodid, et nende puhul siis nagu linde nagu kokku ei loeta, et lihtsalt märgitakse esinemine või mitte esinemine. Ja siin on mu enda loendusrada Otepää mosaiikmaastikus. Lihtsalt mul on siin niisugune suvekodu, väga lihtne, astud õue, paned linnud kirja ja siis teed selle 4-tunnise ringi ära, seda ma olen teinud 10 aastat, väga huvitav, saab nagu pidevalt nagu on pulss või see käsi pulsil, et mis selles ümbruses toimub, et uued linnud, kes ära kaovad ja selles mõttes soovitan soojalt, võimaldab nagu pidevalt olla nagu heal tasemel, et see on ka iga kevadine treening, et lihtsalt vead ennast välja. Ja siin need punased sõõrid tähendavad, et need on 150 meetri raadius, et kohati nagu näha, et tõepoolest siin tekib probleem, et mõned linnud nagu kattuvad, et võiks nagu vältida seda olukorda, kus need hakkavad kattuma, aga paraku seda nagu muuta enam ei taha, et kunagi sai nagu loodud selline rada, et väga hea. Ja siin on nagu valitud ju spetsiaalselt oleks niisugune talumaastik, et siin on väga palju talusid ja põllumaid ja samuti ka metsa, niisugust mosaiikset metsa, et praegu ma arvan, et Renno Nellis ka juhendab natuke, et milliseid radu peaks nagu valima ja kuhu kohta. Siin on siis loendusradade arv. Näha on, et oli algul kiire tõus ja siis läks nagu alla, ka seletata 80ndate lõpus, 90 alul läks see huvi nagu vaibus, et see on ka seletatav, võimalik, et on seletatav ikkagi nende muutustega ühiskonnas, et väga palju muid asju oli inimestel teha, et praegu ma panin ka ühe väikse niisuguse linnu sinna, et paistab, et on tõus tulemas uuesti, et praegu oli samamoodi, on šanss, et ikkagi pärast seda teist linnuloendust huvi on suur lindude, teist linnuatlase perioodi on suur huvi selle projekti vastu, et tahaks ikkagi, et see loendusradade arv kasvaks ikkagi vähemalt 50-ni, et meil on siis 1000 punkti, et see võiks nagu olla esmane eesmärk, et kus me seda projekti läbi viime. Loendusradade paiknemine, siin on halvasti võib-olla näha, need ei ole ka, need tühjad sõõrid, see näitab, kus need loendusrajad on olnud ja siis need täissõõrid näitavad siis praegust radade paiknemist. Tänu Renno aktiivsele projektijuhtimisele on nüüd tulnud ka juurde radu ja kindlasti kutsume inimesi üles neid radu veel panema, juurde rajama, et siin on näha mõned sellised valged laigud, eriti siin Viljandimaa, Rapla, Harjumaa, samuti Ida-Virumaa, et võiks nendes piirkondades, ega saartel ka väga lõbus see seis ei ole. Väga detailidesse ei lasku, et kõik väga populaarseks on saanud selline trim-tarkvara, mis siis võimaldab just sellist auklikke maatrikseid või ütleme, kui andmetes on auke sees, et võimaldab siluda, et paraku, et võib-olla siin ongi oluline öelda, et kui mõni aasta jääb vahele vaata, et 1 aasta mingi haiguse või mingi põhjusel, et see ei tähenda nagu sellele projektile suurt midagi, et see trim nagu silub need augud ära, et siis ei maksa nagu väga selle pärast põdeda, kui mõni aasta tegemata jääb. Muidugi seda tavaliselt juhtub harva, et kaovad andmed ära või mis iganes võib juhtuda, et sellest ei ole mitte midagi, et selles mõttes on see täiesti silutav. Ja praegu me oleme arvutanud siis populatsiooni indeksid 87 linnuliigi kohta, kusjuures siis baasaasta on siis 1988.
ja paraku on jah, neid langeva trendiga liike rohkem kui tõusva trendiga, siin on 40%, ja oleme siis esmakordselt arvutanud välja ka metsa- ja põllulindude kompleksindeksid. No lähme natukene nagu lindude juurde nüüd, ma kõigepealt, sai jagatud need linnud kolme sellise gruppi rändestrateegia alusel: paigalinnud, lühimaarändurid ja siis kaugrändurid ehk siis Trans-Sahara rändurid. Ja siin on siis ka üks grupp liike, 3 liiki, kelle arvukus on tõusnud selle 28 aasta jooksul. On kasutatud siin küll ladinakeelseid lühendeid, aga siis see sinine joon tähendab siis, on must rähn, lilla joon on siis must rästas ja roheline on siis pasknäär. Ja sinna ma panin ka iga selle linnuboksi juurde ka ühe, siin on ka üks arv nagu 3,1, mida see näitab. See näitab, et see liik tõesti väga tublisti, tema aruks on kasvanud, et aastane juurdekasv on ligikaudu 3%, et see on väga, väga võimas juurdekasv, et sellist trendi on tähendatud väga ka siin naabermaades, et paljud liigid on siis nüüd, kas see on see soojad talved, ilmselt on põhjuseks, et on hästi kosunud. Paigalindude sükene negatiivne näide on siis talvike, kes on pildi peal, ja siis see talvike, see allakäigu trend on siis kollasega joonistatud, et talvikese arvukus on vähenenud peaaegu ligi 2% aastas, aga kui see 50 aasta peale arvutada, siis on väga suur langus tegelikult. Siis on nagu teine grupp, toon näited lihtsalt, kuidas liikide käekäik on käinud, on siis lühimarändurid, need on siis enamasti liigid, kes talvitavad Euroopas, viimasel ajal jäävad üha rohkem ka meile paigalinnuks, näiteks punarind ei ole ka väga haruldane talvitajana meil. Sai öeldud, et see baasaasta on 88, mõnes mõttes võib-olla on see nagu ebaõnnestunud valik, see 88, tol aastal oli selline väga traagiline sündmus toimus aprillis, Jüripäeva paiku tuli paks lumi maha ja oli niisugune lumetormid, et paljud liigid need lühimarändurid, eriti nagu punarind, see on siin rohelise joonega märgitud, said kannatada väga drastiliselt, arvukus kukkus mitmekordselt, näiteks ka laulurästal selle lilla joonega on näidatud, kuidas see arvukus langes mitmekordselt, et selles mõttes võib-olla see 88 ei ole kõige parem valik, aga samas punarind on taastunud sellest sündmusest ja kiiresti ja tegelikult on ta niisuguse tõusva arvukusega liik, nagu ka võsaraat siin pildil, helesinine joon, nagu ka laulurästas ja käblik, tumesinine joon, kerge tõus. Ja siin on üks sellise negatiivne näide, tähendab vainurästa joon, kollane või oranž. Vainurästa käsi on halvemini käinud, et tema arvukus on langenud, seda kes väljas käib, on vast ka nagu kogenud, et ikkagi kui me võtame algusaastad ja nüüd viimased aastad, tema arvukus on ikka päris tublisti langenud, mitte 2 korda, aga niisugune 1,5 korda umbes. Ja sama, siin on mõned siis alla käinud liigid veel nagu siis põldlook, lillajoon, siis on koovita ja suurkoovita, helesinine joon ja siis millegipärast ka siisike kuulub siia rühma. Tuleme kaugrändurite juurde, nendest liikidest kaugrändurritest räägitakse üha rohkem ja nende pärast on mure kõige suurem Euroopas, sest et selgub, et ikkagi need Trans-Sahara rändurid on tõsiselt ohus. Esiteks see Sahara, see kõrbeala
laieneb, samuti need märgalad, ja märgalade pindala aheneb, need üleujutused on üha lühiajalisemad, vihma on üha vähem ja väga paljud liigid on sattunud ohtu. Õnneks on kaugrändurite hulgas ka tõusva arvukuse liiki ja siia on pandud kõik põõsalinnud. See roheline joon näitab siis väikepõõsalinnu arvukuse tõusu, mis on siis 3% ja rohkem aastas, mis on väga, väga suur tõus. Samuti siin on ka siis teised liigid, nagu see tumesinine joon on siis aedpõõsalind, ka vöötpõõsalinnu arvukus on meil tõusnud ja ka mustpõõsalinnu arvukus. Mustpõõsalind muidugi vist on ekslikult siia sattunud, et see peaks olema küll lühimarändur põhiliselt. Siis veel oli juttu, et kaugränduritel läheb halvasti, et siin on üks grupp liike, kelle käekäik on olnud kesine, Peo-Leo, helesinine joon, siis ka metskiur, väga tavaline liik, langustrend, väga see kollase joonega või oranži joonega, väga oluline langustrend, metslehelind, samuti väga oluline langustrend. Oli juttu, et me arutasime kompleksindeksit eraldi põllu- ja metsalindude jaoks, ma küll viimased 2 aastat ei pannud siia, seal oli mingi kukkumine, mida peab veel vaatama, aga tõepoolest ka meil on just eriti põllulinnud, see oranž joon on läbi teinud ühe niisuguse tõsise kukkumise aastal 94, 96, punased arvud näitavad siis selle populatsiooniindeksi muutust ja seal oli ka, tähendab, on umbes 10 liiki olid siis need, kes väga tugevalt panustasid sellesse langustrendi ja näitena on toodud siin Koovita ja mitte värvulistest, nagu panustas sellesse langusesse kõige rohkem Koovitaja, et tema aastane langus on isegi üle 5%, mis on üsna katastroofiline. Võrdlesime ka naabermaadega tulemusi, sellepärast, et Soomes, Rootsis, Taanis on samuti käimas punktloenduse projektid, et oli võimalik nagu võrrelda päris pika ajaperioodi vältel, et kui nüüd siin esimene, kui võrrelda, siis nüüd Eesti ja Soome kipuvad olema sarnasemad üldiselt ja siis Taani ja Rootsi nagu omavahel sarnased. Kummaline erisus oli Soomes, et seal paigalindude langus on vähestel liikidel ja seal on seda seletatud, et seal on see talvine toitmine niivõrd levinud, et paljude liikide paigalindude arvukus on kasvanud tänu sellele, et seal nii meeletult linde toidetakse talvel. Ja seda on ka kirjanduses, mitmetes kirjanduse viited on olemas selle kohta. Lühimarändurid on siin toodud välja. Jah, siin on tõesti nüüd Soome-Eesti küllalt sarnased, et siit tõusvaid trende, siin on nagu võrdselt enam-vähem, aga Rootsis on näha, et langevaid trende on palju. Ja siis, kui me võtame kaugrändurid, oli juttu, et siin on nüüd alarmiks nagu rohkem põhjust, et tõepoolest eriti need läänepoolsed asurkonnad, Rootsi, Taani on meist lääne pool, et seda on ka tõestatud mitmete teadusartiklitega, et just eriti läänepoolsed linnuasurkonnad kannatavad seal Saharas või seal Aafrikas rohkem. Et seda ka näitab see joonis, et Eestis ja Soomes on neid langustrende vähematel kui siis Taanis, Rootsis. Mul vist hakkab 1 minut ja ma vist saan ajaga hakkama, et nagu oli juttu, et see projekt võiks nagu paisuda, edasi areneda natukene, et radasid peaks olema stabiilselt 50 ja rohkem, siis oleks ka punkte, neid loenduspunkte ilmselt küllalt piisaval arvul. Ja nagu me nägime, et see rajad võiksid ühtlasemalt jaotuda geograafiliselt, samuti peab jälgima ka nende jaotumust elupaikade kaupa. Ja metoodika osas on ilmselt
peab see töörühm veel kokku istuma ja mõtlema selle üle, kas muuta või mitte muuta. Et on natukene arenenumaid selliseid skeeme ka, kus nagu, mis on natuke nõudlikumad vaatajale, aga seda peab arutama. Aga võib-olla ikkagi nutikaid parandusi võiks sisse viia metoodikasse. Ma olen aru saanud, et loendusaeg on nüüd sellistes, rõhutatakse seda, et üks minut võiks olla see aeg, kui inimene harjub selle, või nii inimene, vaatleja, kui ka linnud harjuks, kui tuleb vaatleja, jääb punktis seisma, et siis võiks olla 1 minut olla niisugune aeg, kus ei loendata. Et linnud võib-olla ka kangestuvad, jäävad vait, et siis nad hakkavad uuesti laulma, nii vist on ka. Ja siis on ka just oluline, et tavaliselt, kui see punkti jõuda, siis mõned linnud pagevad, et need peaks kirja panema, et seda on nagu soovitatud, et need peaks, need on nagu enne vaatlusaega, aga need võiks nagu kirja panna. Ja nii edasi, mõned sellised nutikad muutused võib-olla oleksid olulised. Üks, mis seondub selle elupaiga jälgimisega, kui me tahame elupaikade kaupa, sest neid muutusi jälgida, siis peaks need punktid raja ja tee pealt ära viima, et seal on see servaefekt, et siis 30 meetrit näiteks kõrvale või kuskile metsa või et ei oleks seda servaefekti, et selliseid muutusi võiks teha. Ja tänan auditooriumi, aga eelkõige siis vaatlejaid, keda siis tuli välja, meil on umbes 90. Et ma lõpetan sellega. Ei pea. Et ma kaasautorina natukene ehmatasin ära, et Andres ei olnud ikkagi tahtnud neid 2 viimase aasta kompleksindeksite langusi sisse panna. Et selline asi on meil tõesti andmeanalüüsist tulnud ja see saab ka seal Estonian Journal of Ecology's avaldatud. Et ma tahtsin öelda, et ega see ei ole nagu mingi metoodiline viga, et me proovisime tegelikult ka siin on üsna mitmeid erinevaid meetodeid, et mismoodi neid, missugused liigid sinna kompleksindeksi arvutamisel sisse võtta ja need jõnksud jäid ikkagi alles, et need jõnksud jäävadki sinna ilmselt. Aga see ei tähenda muidugi, et nii põllu kui metsalinnud peaksid ka sel ja tulevastel aastatel samasuguses tempos kukkuma, aga jah, seal lõpus peaks olema umbes samasugune jõnks, nagu siin on põllulindudel 90. esimesel poolel. Et ega mul küsimust ei olegi, kui sa tahad veel kommenteerida. Mis ma kommenteerin, et lõikasin 2 aastat lõpust ära, et joonist tuli ilusam, ei tahtnud halbu uudiseid, liiga palju halbu uudiseid, et äkki peaks andmetele veel otsa vaatama, et mis liigid ikkagi seal kompleksindeksi moodustavad, praegu on 37 liiki. Mulle omale tundus, et neid liike on liiga palju, et seal on niisugused kõhnad liigid, kelle arvukus nagu nii hüppab üles alla, et võib-olla peaks neid liike olema vähem, lihtsalt ikkagi vaatama veel seda kompleksindeksit. Jah, Kajal ka veel üks küsimus. Minul on küsimus nende radade jaotumise kohta kaitsealadel ja väljaspool kaitsealasid. Kas sa oskad öelda, kuidas nad on praegu jagunevad, sest ma saan aru, et elupaiga tüüpide muutusi, et see metoodika nagu väga ei adresseeri, aga eeldus võiks olla, et kaitsealadel need elupaigad ja ütleme see radade elupaigaline selline jaotumus, et see väga palju ei muutu, mida me võiksime arvata, et väljaspool kaitsealasid oleks nagu vastupidi. Aga oskad sa öelda, olete vaadanud ka, et kus nad asuvad nii-öelda kaitsealal või väljaspool? Võib-olla Renno pärast täpsustab seda küsimust. Ma arvan, et tegelikult kui keegi tahab metsarada teha, et siis nagu kõik on aru saanud, et kaitsealadel need metsad nagu püsivad, et kui see rada sinna paika panna, et siis ei raiuta vähemalt maha, et muidu minul on ebameeldivad kogemusi olnud siin Tartu lähedal, et metsad raiutakse maha, ma pean raja maha jätma lihtsalt, et
totaalselt raiutakse maha, et noh, siin võib olla mingisugune emotsionaalne seos ka, aga võib-olla Renno räägib. Vastuseks kaitsealadel on radasid, ma arvan, umbes 5 praegu. Ja biotoobiline jaotus on olnud püsivalt põldude kasuks või avamaastike või mosaikmaastike kasuks. Ehk siis metsa on proportsionaalselt radadel vähem kui Eestis keskmiselt. Aga see ei ole suur probleem, kuna see indeksi arvutamine lähtub samast rajast. Ja Andrese mainitud metsapunktide muutumise näide ka, et ühe väikse raie puhul rada ei loeta või punkti ei loeta uueks. Aga kui sealt läheb ikkagi rohkem kui pool juba maha lageraiega, et siis tuleb see punkt uueks sugeda ja 3 punkti muutumisel muutub ka rada uueks, mis annab tegelikult sellesse valimisse ühe raja nii-öelda juurde, et see vana nii-öelda kaob. Et ühesõnaga kaitsealade rajad on olnud esindatud püsivalt ja ma arvan, et neid eraldi vaadata, selleks on meil valim liiga väike täna. Kui on veel küsimusi punktoendustega seoses, siis ma arvan, et me võime neid küsida kas kohvipausidel või õhtusel koosviibimisel. Läheme ettekannetega edasi.